oleme Põllumajandusmuuseumis ja värvime täna mune, lihavõtte mune looduslike värvidega. Kasutame kahte meetodit. Ühe juures kasutame sibulakoori, nii kollaseid kui punaseid, musta teed ja erinevaid tangaineid. Mässime toored munad nende värvainetega lappide sisse ja keedame umbes 12–15 minutit. Teine võimalus värvimiseks on kasutada juba keedetud mune ja selle jaoks keedame potis punast kapsast ja kurkumi ning peale nende keetmist paneme natuke jahtunud värvivedeliku tassidesse ja paneme keedetud munad samuti sinna tassi seisma ja poole tunni pärast umbes saame sellised ilusad sinised ja kollased lihavõttemunad. Munade värvimiseks läheb vaja kurkumit ja punast kapsast. Neid tuleks keeta umbes pool tundi vees, kuhu on lisatud täädikat ja jämedat söögisoola. Ja kui need on keedetud, siis tuleks värviveest kapsas ja tüümian välja kurnata, kasutades sõela, valada värvivedelik lihtsalt kaussi. Kurkumi kurnamisel oleks hea kasutada, panna sõela sisse enne üks värvilapp, sest muidu kurkum lihtsalt läheb sõela aukudest läbi. Alustame punasest kapsast värvivedeliku tegemist. Selleks võtke üks kapsapea, aga kogu kapsapead ei lähe vaja. Näiteks kui te olete suurema osa kapsapeast ära kasutanud, siis võite pisikese killu ainult jätta selle jaoks. Võtke siit 3-4 lehte ja siis võite kas hakkida selle väiksemaks või lihtsalt sõrmedega rebida väiksemad tükid. Katke kapsalehed veega, lisage pool supilusikatäit täädikat ja pool supilusikatäit soola keeduvette ja asetage pott tulele. Kapsas võiks peale keema tõusmist keeda umbes 30 minutit ja seejärel oleks vaja värvivedelik jahutada toatemperatuurile, enne kui te munad siia sisse panete. Kurkumiga munade värvimiseks võtke kurkumit ja pange umbes 3 supilusikatäit potti. Täitke pott veega ja lisage umbes pool supilusikatäit täädikat ja pool supilusikatäit soola. Kurkumivedelik võiks tulel olla umbes 20–30 minutit, seejärel tõstke pott tulelt ja laske värvivedelikul jahtuda toatemperatuurile, enne kui munad sinna sisse panete. Siin on nüüd valmis keedetud punase kapsaleotis ja kurkumileotis. Ja selleks, et munad nendesse leotistesse värvuma panna, peame me kõigepealt vedelikud ära kurnama. Alustame punase kapsaga. Siin on üks tühi kauss ja ma panen selle peale sõela. Valan keeduvedeliku lihtsalt läbi sõela niimoodi, et kapsatükid jääksid kõik ilusti sõela sisse. Kurkumit ei ole vaja kurnata, sinna sisse võib panna munad kohe ilma kurnamata. Keedetud vedelikud võiksid jahtuda toatemperatuurile, aga kui nad on sellise 30 kraadini jõudnud, siis võib keedetud munad siia sisse panna. Nüüd see meetod on tõesti mõeldud keedetud munadele, tooreid mune niimoodi värvida ei maksa. Siin on mul 2 valget keedetud muna ja ma panen need kumbagi ühe tassi sisse.
kurkumi keeduvesi on nüüd jahtunud toatemperatuurile ja see on näha, et seda kurkumi pulber on siin põhjas olemas, aga ma segan selle enne munade peale valamist korra läbi. Punase kapsaga värvimiseks valisin ühe valge ja ühe pruuni keedumuna. Panen need jälle tassidesse. Ja nüüd valan neile punase kapsa keeduvedeliku peale. Munad võiksid nüüd niimoodi värvivedelikku ligunema jääda 15–90 minutiks. Ma võtan värvivedelikust välja punase kapsa vedelikku pandud pruuni muna. See on nüüd sellise üsna tumeda värvus omandanud ja jätan selle kuivama. Võtan välja ka ühe kurkumi vedelikus kollaseks muutunud muna ja puhastan selle kiiresti salvetikuga ära. Ja vaatame, kas õnnestub saada roheline muna, kui ma panen selle nüüd siia punase kapsa värvivedelikku. Selleks ta peaks jälle seisma jääma 15–30 minutiks. Siin on nüüd valge muna, mille panin punase kapsa värvivedelikku ja siin ta on olnud umbes 45 minutit. Kui võtsin pruuni muna välja, siis panin ühe kurkumi vedelikus olnud kollaseks värvunud muna samuti punase kapsa värvivedeliku ja tulemuseks on nüüd selline ilus roheline. Nagu ikka, kollane ja sinine annavad kokku rohelise. Ja viimaseks jääb kurkumi vedelikus olnud muna. See on nüüd natuke kurkumiga kaetud, aga selle saame ilusti puhtaks pühkida samuti. Siin on nüüd väga ilus värvigamma looduslike värvidega saadud munadele. See oli siis pruun muna, mille panin umbes 15 minutiks punase kapsa värvivedelikku. Siin on sinine muna, mille panin 45 minutiks punase kapsa värvivedelikku. Kollane muna, mis oli 45 minutit kurkumi värvis ja roheline muna, mis oli alguses kurkumi värvivedelikus ja hiljem siis punase kapsa värvivedelikus.